aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Silja, teeme täna natuke teistmoodi, et kui tavaliselt on kuulajad harjunud meil ainult helifailiga, siis SoundCloudis ja Spotify's seda saadet te tõesti niimoodi kuulata saate. Aga see, kes tahab natukene näha, kuidas see saade üles võeti ja kes meil külas on, siis võib minna YouTube'i, piiluda ja vaadata meie juba järjekorras siis 19. saadet ja võib-olla natukene sellist jõuluhõngulist. Aga siiski, Silja, kes või mis meil täna aias on? Täna on meil aias Fred Rõigas, Kelmiküla lasteaia muusikaõpetaja ja laiemalt teatakse teda kui lauljat, beatboxijat ja ansambel Grape Liiget ja teemade ring keerlebki täna meil ümber muusikaõpetaja töö ning kirseks tordil loodetavasti saame siis ühe oskuse võrra ka rikkamaks. Et tere tulemast saatesse, Fred! Tere! Aga hakkame siis minema, nii nagu alati. Et kõigepealt küsiski, Fred, et milline on olnud sinu teekond lasteaeda ja ka muusikaõpetajaks saamisel? Tegelikult siin on kaks täiesti erinevat küsimust, et muusikaõpetajaks ma õppisin Muusikaakadeemias, lõpetasin selle 2008. aastal ära ja siis ma läksin Pärnu üle gümnaasiumisse tööle 5 aastaks ja tegelikult see ei ole päris niimoodi, et sa saad paberi kätte ja sa oled kohe õpetaja, et see õpetajaks kujunemine ongi tegelikult aastatepikkune töö ja ma arvan, et tegelikult kogu selle Pärnu aja ma tegelikult kujunesingi õpetajaks, aga ma veel ei olnud. Ja siis, kui ma selle 5 aastat olin ära teinud, siis mul tuli selline tunne, et nüüd aitab, et ma tahan pausi ja läksin Austraaliasse elama. Elasin seal 1 aasta sellist backpackeri elu, võtsin aja maha, läksin Grape'ist eemale ja siis, kui tagasi tulin, siis sain veel puhata veel 1 aasta teenitud raha eest ja siis alles läksin uuesti õpetajana tööle Gustav Adolfi gümnaasiumisse, kus ma olin 1 aasta ja paralleelselt sain poole kohaga ka Kelmiküla lasteaeda. Tolleaegne direktor Hendrik Agur, kes Gustav Adolfis siis oli direktor, soovitas mulle, et just praegu otsitakse Kelmikülla õpetajat, et kas tahad ka lisa teenida, et sul on võimalus, et mine. Ja siis ma läksingi ja aasta sai läbi ja siis oli mul valida, et kas ma siis võtan täiskohaga koolitöö või jään lasteaeda. Ja pidasin läbirääkimisi Kelmiküla lasteaia direktori Riina Lälliga ja nii see läkski, et ma valisin ikkagi lasteaia, sest mulle väga meeldis lasteaias, see oli mulle mõnus selline väljakutse ja nüüd ma jõuan selle teise pooleni, et kui ma jõudsin lasteaeda, siis tegelikult lasteaia muusikaõpetajana ma olin täiesti 0. Et kuigi ma olin juba õpetajaks kujunenud, võib-olla seal kooliõpetajaks juba see 5 aastat ära ja mul oli ka aastane Gustav Adolfi kogemus, mis oli tegelikult super kogemus, sest pole paremat kooli, kus muusikat õpetada, ma arvan, kui Gustav Adolfi kool. Vähemalt tollel ajal oli nii ja mulle väga meeldis see, väga palju projekte sai tehtud 1 aasta jooksul, 3 suurt projekti, rock-ooper, Entel Dentel ja horoskoop, üle Eesti tuurid, et see oli nagu wow, mis aasta. Aga jah, samas oli ka selline kerge läbipõlemine või päris läbipõlemine võib-olla mitte, aga see oli selline päris raske aasta, ütleme siis niimoodi. Lisaks sellele ma töötasin veel muusikaõpetajana või lauluõpetajana Gustav Adolfi muusikakoolis, et põhimõtteliselt 3 koha peal, pluss need projektid, et see oli hommikust õhtuni oli tööd kõvasti. Ja võt siis, kui ma läksin lasteaeda ja alustasin siis sealt nagu 0-st, mul oli just parasjagu endal laps sündimas ja tegelikult üks mõte, mis mu peas tollel hetkel oli see, et ma ei teadnudki nagu väikestest lastest mitte midagi, ja nende muusikalisest arengust ja mõtlesin lihtsalt ennast selle koha pealt täiendada, arendada ja vaadata, et kuidas läheb. Ja kui ma läksin, siis sain sinna sellest vestlusest läbi,
töövestlusest ja siis küsisin direktor Riina käest, et mis ma nüüd tegema pean, et mis raamid mulle siis antakse. Ja siis ta ütles, et ta ei annagi mulle mingid raame, vaid ta annab mulle vabad käed ja toetas mind igas mõttes ja otsuses ja ma sain hakata tegema neid asju, mis mulle endale tundus, et on õige ja ma ei pidanudki nagu, muidugi ma vaatan alati ju seda õppekava ka, et mis peab olema täidetud, aga tavaliselt ma olen sellest mitu sammu eespool. Mis on võib-olla peamine erinevus, kui sa nüüd võrdled kooliõpetaja ametit ja lasteaedniku tööd? Lapsed on hästi nagu puhas leht, et sellised siirad ja hästi palju rõõmu nagu tuleb lasteaialastelt. Koolis on juba selline, lapsed on juba rohkem välja kujunenud isiksused ja seal võib niimoodi olla, et mõnes klassis on küll väga, väga mõnus ja kõik väga super, aga mõnes teises klassis ei ole nii, sest et on neid raskemaid õpilasi nii-öelda, keda peab rohkem korrale kutsuma ja nii edasi. Et kuidagi mulle tundus, et mulle sobib lihtsalt lasteaias muusikaõpetajana rohkem töötada. Kaua sa nüüd oled Kelmikülas olnud? Ma olen olnud juba 6 aastat ja 7. aasta nüüd septembrist läks, hakkas pihta. Mis sind seal lasteaias siis hoiab, et lihtsalt nagu, et see läbipõlemine või midagi, et kas sa siis teed midagi nagu teistmoodi või on seal ka mingeid mõnusaid projekte? Jaa, projekte on ka, aga mulle meeldibki seal lasteaias just see, et tegelikult ma saan seal teha kõiki, mis mulle meeldib, jah, lasteaialastega muidugi on oma repertuaar ja omad mingid piirid ikkagi, kuhu maani saab minna, aga neid ma kogu aeg nagu katsetan, kogu aeg ületan ja nii kui ma näen, et ahaa, et tegelikult lapsed saavad selle asjaga hakkama, siis ma kohe jätan selle õppekava kõrvale ja tegelengi selle asjaga, millega saab veel edasi minna, et hästi põnev on nagu katsetada. No näiteks trummimängu ja beatboxi ja pillimängu ka, sellest ma annan ka igasuguseid pilliringe seal majas. Milliseid pille sinu käel õppida saab? Ma teen erinevaid muusikaringe. Lauluringi, see on selline nagu koor, alguses ma tegingi see koori kõikide rühmade peale kokku, aga koroona piirangute tõttu muutusid need gruppideks, et mitte siis lapsi kokku lasta. Ja siis, aga see on tegelikult positiivne, sest nüüd on väikesed grupid, aga ühevanuselised on nad ja nendega on mõnus töötada. Ja siis ma teen ukulele ringi, bänditunde, ehk siis pilliringi, ja kus ma õpetan erinevaid pille, kevadeks teeme veel sellise väikse bändi. Et esimene poolaasta me tutvume pillidega, mis meil kõik lasteaias olemas on, ja siis teine poolaasta läheb bändi tegemiseks. Ja ma võin öelda, et põhimõtteliselt ka 3-4-aastased saavad lugudega hakkama, õpivad üksteist kuulama ja püsima meetrumis ja 7-aastased näiteks mängisid mul sellist 4-tuuri lugu, taukari lugu, trummid, bass oli, klaver, ukuleled, 7 tuule poole oli kevadel selline lõpupeolaul. Sa oled nagu oma muusikakooli sinna Kelmikülla loonud? Jaa, mul on seal väga palju huvilisi, 66 õpilast oli kevadel, praegu on ka 60 ringis. Oma tundide sees sa kasutad ka erinevaid meetodeid, erinevaid võtteid ja direktor on sulle vabad käed andnud, nagu sa ütlesid. Et ilmselt see beatbox seal muusikatunnis on ka selline asi, mis on nende vabade käte alt nagu tulnud, et millal sa avastasid, et beatbox on selline asi, mida võiks nagu lasteaialastele õpetada? Lasteaialastele ma avastasin selle nüüd alles hiljuti selles mõttes, et ma olen lasteaialastele õpetanud seda 1 aasta, nüüd juba läheb 2 aasta.
Enne seda ma õpetasin koolilastele ja täiskasvanutele olen teinud koolitusi ja beatboxi kui õppevahendit ma olen kasutanud juba aastast 2016. Magistritöö kirjutasin ka beatboxi teemal 2008 Muusikaakadeemias, aga lasteaias ma töötasin lasteaias ennem poole kohaga muusikaõpetajana, aga kui koroonaaeg tuli, siis vahepeal olude sunnil ma pidin minema veel poole kohaga õpetajaks ja ma läksin Viimsisse. Ja seal töötasin aasta aega ja siis tundsin, et see pole päris see. Ja siis ma rääkisin Riinaga igasugustel teemadel ja Riinaga koos mõeldes ja arutades tekkiski see idee, et võiks beatboxi ka lasteaia õpilastele õpetada ja täiesti niimoodi muusikatunnina, ehk siis praegu ma õpetan 2 korda nädalas teen tavalist muusikatundi ja 1 kord nädalas teen lastele beatboxi. Kes on kõige kiiremad õppijad, kas koolilapsed, lasteaialapsed, täiskasvanud, just beatboxi alt näiteks? No eks ikka, mida vanem inimene, seda kiiremini ta võib-olla rütme õpib, et kui ta on juba koolis õppinud rütme, siis loomulikult rütmid tulevad võib-olla esialgu kiiremini täiskasvanutel, aga lastel on jällegi see hea omadus, et nad ju võtavad kõik hästi kiirelt omaks ja kui nad juba omaks võtavad mingi asja, siis ja nende looming läheb lahti, siis on niimoodi, et ma imestan isegi, et ma olen neile vahendid kätte andnud, ütleme siis alates 5-aastastest ma olen märganud just seda, et 5-7-aastastele laste seas on siis, et kui ma olen need beatboxi elemendid neile selgeks õpetanud, siis nad hakkavad ise kodudes mõtlema uusi kombinatsioone välja ja tulevad siis järgmine tund mu juurde, ütlevad, et kas ma sellist rütmi juba tean ja siis nad teevad oma mingi kombinatsioonid, tähtede kombinatsioonid mulle ette, siis ma ütlen, ei teagi, panen kirja, et äkki järgmisesse õpikusse. Selle beatboxi juurde me tuleme saate lõpuosas uuesti tagasi, et loodame või vaatame siis, et kui kiired õppijad meie Kätliniga oleme ja vaatame siis, milliseid nippe Freid jagab kõikidele lasteaednikele. Aga võib-olla küsiks sellise asja, et miks on üldse muusikaõpetaja lasteaias oluline? Et siin vahepeal on olnud jutud, et tahetakse üldse muusika- ja liikumisõpetajad lasteaedadest ära kaotada, et mida sina ütleksid, miks on muusikaõpetaja olemasolu lasteaias oluline? Ja ma olen ka kuulnud seda, et tahetakse muusikaõpetajat ära võtta. Ma loodan, et seda ei tehta ja ma loodan sellepärast, et tegelikult muusikaõpetaja olulisus on üks asi see, et läbi laulude areneb ka kõneareng lastes ja läbi beatboxi ka, aga sellest räägime hiljem. Aitab kaasa kõnearengule, rütmitunnetusele, muusikalisele arengule, viisipidamisele, no neid olulisi ja esinemisoskusele, et lapsed tahavad ju ka areneda headeks esinejateks. Et ma arvan, et need on need minu jaoks olulised kohad, kindlasti neid on veel, aga kohe praegu niimoodi ei tule meelde. Võib-olla küsiks täpsemalt, et millised oskused on need, mida laps sealt muusikategevuste kaudu siis lasteaiast omandab, et sa tõid nüüd väljagi selle esinemisjulguse, aga mis on sellised põhilised asjad, mida just see muusikaõpetaja lastele anda saab? No viisipidamist ei mõõdeta, jumal tänatud on ju, et tegelikult see laulurõõm võiks kõikides lastes ju jääda. Aga sellegipoolest viisipidamist saab arendada ja see on üks omadus, mille poole püüella. Ja teine on rütmitunnetus, et rütmitunnetust ma olen ise nüüd küll märganud, et see on väga palju läinud positiivsuse suunas, et meetrumi-tunnetus ja see on peaaegu kõikidel, ma ei saa päris öelda, et päris 100%, aga no mingi 90-85% lastest terves majas juba peavad meetrumi ja püsivad tempos, et see on positiivne. Ja no üleüldine muusikaline haritus, et muusikatundides ju kuulatakse ka väga palju, igal pool võib-olla mitte, aga me oleme ka kuulanud muusikat, et saada teada üldse erinevatest pillidest, erinevatest koosseisudest,
seda mitte nii süvitsi kui koolis, aga siiski tutvustavalt, et ja kõik traditsioonid, mis meil Eestis on, et mardipäev, kadripäev, vabariigi aastapäev, et neid me oleme ju tähistanud lauludega, et ma ei kujuta ette, et kui muusikaõpetus ära kaob, et siis muutuvad ikkagi ju need sellised peod ja kontserdid ja sellised jäävad ju ära, et see oleks küll väga kurb. Selline uitküsimus, et mis vahe näiteks on, kui laps õpib laulu fonogrammi saatel või siis sellise naturaalse pilli saatel? See on selline küsimus, mis on palju tekitanud kära, aga see on, mina ei tea, mina ei laida neid fonogramme maha, et kui fonogramm on hästi tehtud ja ma ise kasutan seda näiteks sellisel eesmärgil, et kui on ikkagi kontsert või selline suurem ja tähtsam üritus, siis ma olen märganud seda, et kui ma olen need fonogrammid sisse mänginud ja teen fonogrammidega ja ise olen ees ja dirigeerin, juhatan nagu seda lugu, näitan ikkagi, lapsed on harjunud juba mind jälgima, see muidugi ei tule ühe korraga, seda peab aastate pikku nagu treenima lapsi, siis lapsed laulavad rohkem ja nende suust tuleb ikkagi nagu palju rohkem laulu välja. Versus siis see, et ma lähen klaveri taha, olen kuskil nurgas, nende tähelepanu võib ära hajuda ja nii edasi. Muidugi ma kindlasti eelistan elavat muusikat ja väga mitmed üritused ja peod ma teen elava muusikaga ka, aga ikkagi mingisugused suuremad üritused, eriti veel, kus võib-olla palju lapsi peavad korraga laulma, et siis ma kasutan fonosi ja täiesti konkreetse eesmärgi nimel, et saada see konkreetne esinemine paremini laste käest kätte seda laulu tugevust, võimsust ja kogu seda, et jah, ma võiks ju minna klaveri taha ja siis ma tean juba, et see tulemus tuleb palju nõrgem. Et lihtsalt selle pärast. Mitte selle pärast, et nüüd fonode peal liugu lasta või et nii on lihtsam lihtsalt, et mitte selle pärast. Aga milliste, võin küsida? No sa võid küsida jah, aga ma mõtlesin, ma korra täiendan siia, et mul endal on ka see kogemus olnud just, et lastega õpetamisel, et nad vajavad nagu seda vahetut kontakti, seda täiskasvanu nagu seda võib-olla nagu ettenäitamist või just nagu seda, et täiskasvanu osaleb nendega koos. Et mul on endal ka mitu korda olnud, et kui nad lihtsalt seisavad seal ja sa ei ole nende jaoks olemas seal esimeses reas või sa ei vaata neile otsa või kuidagi ei julgusta või ei ela kaasa, et siis tuleb see esinemiskramp või see julgus saab otsa, eks ju. Ja et selles suhtes on see igatepidi, et võib-olla siit korraks ainult ma küsin nagu vahele, et võib-olla on hea koht seda küsimust teha, et ongi, et kui on ka need situatsioonid, kus mõnikord ongi väga hea klaverisaatel nagu lugu, et kuidas see koostöö näiteks õpetajatega on, et kas õpetajatel on ka valmidus niimoodi ise selles protsessis osaleda, kas sinu tundide tegevustes või siis ka kuidagi niimoodi rühmade vaheliselt, et käid rühmas, õpetad mõne asja, mida saaks harjutada, kuidas teil see koostöö käib? Üldiselt õpetajad käivad muusikatundides kaasas ja vaatavad, mis toimub ja teevad ka kaasa ja aitavad ka, et näiteks ongi, et kui ma olen klaveri taga, siis ma tegelikult ei saa päris mitut asja korraga teha, ma ei saa neid korrale kutsuda, sest kui ma hakkan seal nagu korda looma, siis sellel hetkel ju jääb see klaverimäng ja laul pooleli. Kui õpetaja on seal olemas ja ta seda teeb, siis see kohe nagu aitab seda muusikatundi nagu läbi viia. Mis veel? Mis ma tahtsin öelda? Et ja mõned õpetajad, kes ise ka julgelt laulavad, et nemad ka õpivad ju selle ära ja saavad lastega rühmas ka seda läbi teha ja korrata. Ma olen ka jaganud fonosi nii Facebooki grupis kui ka meilidele vahel, et saavad ka kodudes harjutada ja seda nad teevad suure rõõmuga. Kui meil tuli see Kelmiküla laulik välja, Kelmiküla lastelaulud, siis me parasjagu õppisimegi ka neid laule hästi palju
ja nii, kui nad said selle fonogrammide ja selle teise plaadi kätte, siis märkamatult olid kõik laulud selged, et no see juba näitaski seda, et muusik, kui plaadi peal on see muusika olemas, siis see õppimisprotsess toimub ikka megakiirelt, et nagu näiteks praegu hästi populaarsed on ju need Airi Liiva laulud ja nad kuulavad neid kogu aeg kodudes ja juba oskavad, et seal polegi palju vaja õpetadagi, et paraku nii on. Selle Kelmiküla lauliku juurde me tuleme ka veel tagasi, mul nii palju asju, mida me lükkame edasi, eks ju, et aga veel seal Kätlini teemat edasi küsida, et millised on need peamised koostöökohad rühmaõpetajal ja muusikaõpetajal? Ongi võib-olla need peod ja üritused, et nendega me teeme kõige rohkem koostööd, et tihtipeale on näiteks nii, et õpetaja ise on kuskil kuulnud mingit ägedat laulu või mingit lahedat laulu, tuleb minu juurde, ütleb, et teeks seda laulu jõulupeol või meil on ka näiteks näidendid, märtsikuus on meil teatrikuu, kus on siis meie lasteaias iga rühm teeb ühe etenduse ja selles etenduses on ju ka tihtipeale laulud ja muusikalised osad ja siis väga, väga tihti õpetajad ise pakuvad välja, et selles etenduses võiks olla võt just see laul ja mina ütlen, et teeme ära, et minu tööks jääb siis selle laulu, ma ei tea, noot üles leida või siis kõrva järgi maha võtta selle laulu või siis fonogramm teha, et ma teen hästi palju fonogramme ka kodus oma kodustuudios, kus ma siis mängin kõik pillid sisse ja ma just nagu selle teema võib-olla kokkuvõttes või selle oma küsimuse mõtte kokkuvõttes, et miks on just vaja, et ma olen nagu ise kogenud ja on lasteaedasid, kus tavaliselt ongi see, et kui tuleb see muusikategevus, siis lapsed saadetakse nagu sinna muusikategevusse ja siis õpetajatel on justkui, ma ei tea, kas ettevalmistamise aeg või selline vaba aeg või kohvipaus või midagi sellist, et just seda, et kui oluline ongi rühmaõpetaja osalemine tegelikult muusikategevuses, et see ei ole mingi tegevus omaette, vaid et see koostöö tuleks nagu välja, et mis sina arvad? Mul on niimoodi, et ma olen nagu õpetajatele ka seda vabadust andnud, et nad ei pea olema mul seal tunnis. Ja ma usun, et ka meie lasteaia direktor nõustub minuga, et lihtsalt niisama istuma nagu seal ei pea, et kui tõesti on mingisugune oluline asi, mida nad peavad võib-olla ette valmistama seal rühmas parasjagu, siis ma alati luban minna ja tegelikult siinkohal ongi nagu see hea, et kui nad jätavad lapsed minuga oma pead, et siis olengi mina selles tunnis see, kes nagu korda loob ja kõike, et siis olen mina selles rollis ja siis lapsed väga kiirelt nagu kohe nagu saavad aru sellest. Aga vahel hullemal juhul, ütleme niimoodi, siis juhtub see, et ei hoia see õpetaja seal korda, tegeleb siis mingi asjaga, ma ei nimeta mis asjaga, aga te võite aru saada, millega. Ja mina olen parasjagu klaveri taga ja mängin seal ja siis ma juba näen, et asi läheb käest ära ja siis seda pole nagu vaja, et kui õpetajal on mingid tegemised rühmas, siis ta võib sinna minna, aga kui õpetaja on kohal, siis on hea, kui see õpetaja on nagu 100% kohal mõttega, mis toimub ja pigem abiks, kas siis omandab ka siis seda, mis ma seal teen parasjagu või siis vaatab, et seal need energilisemad lapsed ringi ei hakkaks jooksma või tantsima või möllama, et muusika ju sageli ajab nad tantsima ja mis ei ole ka paha, aga kui laulu õppimine on, siis on laulu õppimine. Aga sa vist ei saanud päris seda vastust, mis sa ootasid enne? Ei, no ma peaaegu, et sain vist, et kas on kohvipaus või ei ole. Ma ei tea, mida nad siis teevad, kui ma olen need ära lubanud, et kui nad ise, aga nad tulevad küsima mu käest, et kas ma võin olla tunnist ära, siis ma alati ütlen jaa, et võib küll, et see pole kunagi probleem. Et pigem kui olla kohal, siis 100% kohal.
ja võib-olla just see minu küsimuse mõte oligi, et väga hea, et sa selle välja tõid, et suhelge omavahel, et kõike saab, eks ju, aga et lihtsalt, et kui see keskkond on lõpuks selline, et siin oli nagu mitu aspekti kohe, et esiteks lapsed tõesti nad vajavad oma alfat, ehk siis nagu kellele kuuletuda või alluda ja need rollid võivad minna nagu sassi küll, et ma olen täitsa nõus, et kui nad on tegelikult ju terve selle päeva nagu oma rühmas ja 5 päeva nädalas, eks ju, oma õpetajaga koos, siis ta paraku, noh, see ongi seesama, et kui sa viid oma lapse kuskile ja ise ära lähed, eks ju, emana, siis on nagu enam-vähem okeilt ja hästi käitus, on ju, aga kui sa ise nagu sinna jääd, siis ta lubab endale palju rohkem, eks ju. Et sama on selle rühmaõpetajaga, ja võib-olla ongi mingid perioodid, eks ju, et mingil hetkel ongi, kui mingi asja õppimine, sul ongi tegelikult vaja seda oma ruumi, seda oma usaldust lastega tekitamisel ja kui on jälle selline asi, kus teil ongi vaja mingisugune pidu selgeks õppida, siis on see õpetaja väga olulisel kohal, et pigem jah, et ma siin nagu mõtlesingi, et natukene nagu luua siia väikest konflikti, on ju, et siis ongi see, et ei jääks ka nagu see, et see koostöö oleks nagu suju, siis tuleb ka täiskasvanutel omavahel suhelda, et ega see päris kõik vist enesest mõistetav ei ole, et jah, osadele väga sobib näiteks see, ma olen teiste muusikaõpetajate käest kuulnud seda just, et osadele sobib just see, et ei ole tunnis ja osadele jällegi olen kuulnud, et sobib see, et õpetaja on abiks tunnis, et No lihtsalt minu kogemus on sellest ja ma arvan, et me võime mõlemad Siljaga öelda, kuna me oleme ka mõlemad paarilised olnud ja samas rühmas, et meil on alati muusikaõpetajatega hästi vedanud, et see võib-olla on ka selline, võib-olla see tuleb sellest, et meile mõlemale hästi meeldib, eks ju, et mida nad teevad ja siis ise nagu sinna rühma viinud, et mul on endal olnud nagu õpetajana hästi põnev neid uusi asju nagu sealt teada saada. Et kuni selleni välja, et mul ongi muusikaõpetaja kandlega, ma väga midagi seal kandega mängida ei oska, ma oskan mängida ainult tema video järgi, kuidas peab tõmbama, eks ju, aga et ta tulebki ja siis ta teeb mulle selle video ja siis ma õpin ise ära ja siis ma saan seda hommikuringis kasutada lastega ja siis kuidagi selline koostöö. Ja juba see, kui lapsed hakkavad midagi laulma, siis sa tead, kust see tuleb ja sa oskad seda ka lastega koos teha ja sealt võib-olla areneb juba mingi projekt või mida iganes edasi. Aga nüüd selle koostöö juures, et tuli juba välja, et see koostöö, omavahel suhtlemine on hästi oluline. Et Kelmiküla lasteaias on teil selline, tundub väga koostöine organisatsioon, te olete ka igasuguseid põnevaid asju koos loonud, et näiteks Kelmiküla laulik, mida sa juba mainisid, et räägi, kuidas selle lauliku loomisprotsess käis, et kus see alguse sai, see idee ja kuidas see edasi arenes? No see idee oli mul peas ka juba mitmeid aastaid enne tegelikult, et ma kunagi tahaks lastelauliku teha, lastelaula, sest ja eriti veel, kui ma olin juba aasta aega töötanud, siis seal Kelmiküla lasteaias ma olin raamatukogust otsinud palju laule, meil oli ka, meil on majas ka väga palju laulikuid ja ikkagi nagu jääb puudu isadepäeva lauludest, emadepäeva lauludest ja mingitest veel ja siis tekkiski mul mõtet, et võiks teha kõikidest kalendripäeva sündmustest ühe lauliku. Ja siis seal samas suveseminaril, meil on suveseminarid, mis on siis iga suvi toimub meil. Suveseminar on see, kus me saame kõik õpetajad siis suvel kokku kuskil mõnusas kohas, hubases kohas, kas siis mõnes spaas või mõnes hotellis või ükskõik kus. Ja siis me plaanime ja teeme plaane ja teeme igasuguseid ägedaid ideid ja arendame neid siis seal ja see on selline ideede kogumiskoht ja tegelikult ka võtame selle aasta kokku, mis siis nagu möödus ja õpime sealt, kus õppida annab ja siis ja nende uute plaanide seas oligi siis see, et ma tegin sellise ettepaneku, et teeks lastelauliku ja tegin sellise ettepaneku, et õpetajad mõtlevad sõnad ja mina mõtlen muusika. Ja alguses oli kõik, hurraa, teeme ära, jaa, muidugi. Ja siis, aga noh, ma võtsingi sellest sõnasabast kinni, et nüüd teemegi ära ja nüüd kuupäev on selline, selleks ajaks ma ootan kõigilt laulusõnu ja siis ma saan edasi minna. Ja käisin natukene peale ka, et aeg hakkab kukkuma, et saatke mulle laulusõnu ja siis hakkaski tulema järsku, et tuligi esialgu 20 laulu ja hiljem tuli üks laul juurde, et 21 laulu tuli. Ja siis ma hakkasin septembris iga päev, kui ma siis seal majas olin,
hakkasin neid laule viisistama. Iga kord ei tulnud muidugi seda loomingut niimoodi peale, aga ma nagu ikkagi sundisin ennast, et iga kord, kui ma vähemalt korraks proovin midagi teha nende sõnade peale ja oli päevi, kus tuli 3 laulu korraga, oli päevi, kus tuli 1, neid päevi õnneks ei olnud väga palju, kus ei tulnud midagi. Ja niimoodi viisistasin ära need, siis noodistasin need ära ja siis hakkasin fonogramme tegema. Ja tegin Kelmiküla keldris põhimõtteliselt, vedasin kõik pillid sinna ja mängisin kõik pillid seal sisse ja laulsin seal sisse ise ja nii see nagu sündis. Mis teemadel laulud siis seal laulikus on? Ongi kalendripäeva laulud, et algab sügisest, on sügiseteemaline laul, mardipäev, kadripäev, talvelaulud, jõululaulud, naljapäev, vabariigi aastapäevaks on üks Eesti-teemaline laul ja mis siis veel on, emadepäev, isadepäev ka sügisel, ja siis suvelaulud ka ja loomulikult on seal Kelmiküla laul, mis on siis saanud meie lasteaias selliseks nagu hümniks, kui nii võib öelda, mida kõik lapsed oskavad ja ma kogu aeg siis õpetan ja õpetan uutele ja teistega kogu aeg kordame seda ja see on selline laul, mida siis alati vabariigi aastapäevadel ja suurtematel tähtpäevadel laulame terve lasteaeg kõik koos, et see on nagu selline lahe traditsioon ja lastele tegelikult meeldib, et võib-olla seal viimases rühmas hakkab tekkima neil tüdimus, aga nad siiski, nad tõusevad alati püsti, nad teavad, et see on see tähtis ja pidulik laul ja osad ei tüdine sellest ära ka, et osad laulavad seda ikka nagu esimest korda, et lapsed on juba sellised lahedad, et nad võivad ühte laulu palju kordi laulda. Mitme õpetaja luuleanne selles laulikus avaldus? Tead, ma ei oskagi seda kohe niimoodi peast öelda, aga ma arvan, et 10 õpetaja luuletused said sisse. Natukene rohkem tegelikult tuli neid luuletusi, aga me pidime mingisuguse selekteerimise tegema, et päris kõik ei saanud kahjuks sinna. Ja parimad valisime välja, mõndasi oli vaja kohendada, siis meil oli abiks üks keelefiloloog, kes töötas tollel ajal Kelmiküla lasteaias ja tema siis aitas neid õigeks sättida. Ja selles laulikus on väga muhedad pildid ka. Ja, et sa mainisid seda, et meil on majas üks tore kunstnik, kes õpetab praegu kunsti, annab lastele kunstitundi, tema nimi on Grete Erlenhein ja tema on teinud siis kõik need illustratsioonid sellesse raamatusse. Ja. Kus seda raamatut siis nüüd vaadata või leida saaks, kui meie kuulajad ka mõtleksid, et millest sa räägid, et tahaks oma silmaga näha? Ma arvan, et seda Kelmiküla lastelaulude raamatut on võimalik leida raamatupoodidest, Apollodest ja Rahvaraamatust. Kas sinu lood on ka või need laulud kuidagi on hakanud oma elu ka elama niimoodi, näiteks tõid siin Airi Liiva, kuigi temal on oma muusika või see laulupesa, eks ju, aga näiteks on Endla lasteaias on Kersti Kuusk, eks ju, kes annab ka neid lastelaulikuid välja või tema laulud on isegi jõudnud siis nende linna laulupidudele või kuskile, et on ka sinu laulud kuskile niimoodi jõudnud? Nii palju, kui ma kuulnud olen, siis nagu teiste muusikaõpetajate tagasisidest, siis kui ma olen sattunud näiteks beatboxi koolitusi tegema kuskile, siis muusikaõpetajad on ütelnud näiteks mulle, et ma olen teinud sinu laulikust isadepäeva laulu, naljapäeva laulu olen palju kuulnud ja siis üks õpetaja kirjutas, et tegi konkursil 2 lapsega tegi 2 laulu ja vist veel mingitel lastekonkursitel, ma ise ei käi lastekonkursitel, sest mulle ei meeldi üldse nagu võistelda muusikas. Eriti veel lastega, et see on, ma ei tea, siis minu kas pluss või miinus, ma ei tea, kuidas seda võtta, aga jah, ma ei käi lastelauluvõistlustel. Sa mainisid korra, et suhtled teiste muusikaõpetajatega. Mis on need kohad, kus muusikaõpetajad kokku saavad ja oma mõtteid vahetavad? Ausalt öeldes ei saa väga tihti kokku, aga üheks punktiks on nüüd olnud see, kui on toimunud laulupidu, eelkooliealiste laulupidu, 2 korda on nüüd see ühe korra toimus Vabaduse väljakul ja teist korda toimus
koroona ajal läbi ekraani. Et siis on ikkagi nii palju koostööd ikkagi tehtud, et ma räägin muidugi enda kogemusest ja paraku jääb see natukene võib-olla väheks, et siis saime kokku ja tehti need, just Kersti Kuusk aitas neid liikumisosasi õpetada siis muusikaõpetajatele ja siis, kui ma töötasin Viimsis, siis ka Viimsis tehti laulupäev ja seal laulupäeval siis ka tegid kõikide majade õpetajad omavahel koostööd kogu selle repertuaari kokkupanekul kui ka siis selle laulupeo korraldamisel. Ehk siis sellistel laulupäevadel osalemisel sa näed sellist lisaväärtust, aga sellist omavahel võistlemist sa pigem väldid? Jaa, et mina selles võistlemises nagu midagi ei näe, et mulle väga meeldivad festivalid, lastega käia sellistel festivalidel, kus võistlust ei toimu, vaid esinemine ja esinemiskogemus ja kõik see on kõik väga tore, aga need võistlused on jah, mulle jätnud sellise, ma olen ise olnud žüriides, mis ei ole alati olnud kõige toredam ja siis olen olnud nendes rollides, kus ma vaatan, kuidas siis mingi teine žürii hindab ja ma ei näe nagu, et see tihtipeale see hoopiski võtab lastelt seda muusika tegemist tahet nagu maha, et kui ei lähe nii hästi ja nendel, kellel läheb hästi ja kõik, kellel läheb väga hästi, need võivad nina liiga püsti tõsta, et pigem ma olen nagu saavutanud oma lasteaias vähemalt selle, et kui lapsed teevad rõõmuga muusikat ja ma näen, et nad tulevad ja tahavad ise pilli mängida, ise laulda, see on palju rohkem arendavam ja viib neid, ma arvan, palju kaugemale kui see, et nad võistlevad kellegiga, sest need lauluvõistlused on muidugi selles mõttes arendavad, et nad ju panevad kogu aeg ennast proovile ja arendavad raskemaid ja raskemaid repertuaare õpivad ära, aga teisest küljest, mida ma olen märganud, et need jällegi, võib-olla koolilastel eriti, kaob see enda mina ära, et hakkavad kompeerima väga palju teisi just neid kuulsaid lauljaid, aga mina tahaks just, et lapsed läheksid seda teed, et nad avastavad iseennast rohkem ja enda seda mina ja leiaksid üles just selle, mis teeb sellest lapsest erilise laulja või pillimängija. Selle pillimängu kohta tahtsin tegelikult enne juba küsida, et millised on need pillid, millega laps võiks lastes kokku puutuda? Mina kandlega ei tegele. Ma küll tean, kuidas see kannel käib ja olen ka seda proovinud paar korda, aga millega ma tegelen on ukulele, klaver, flööt, ma olen hakanud flööti õpetama juba eelmisest aastast, see läheb ka päris kiirelt ja hästi. Trummid, meil on elektritrummid, lasteaias olid päris trummid, aga vahetasin välja elektri omade vastu, et elektritrummid on tegelikult väga head, neid saab vaiksemaks keerata, tugevamaks keerata, klappidega harjutada, et hästi mõnus on. Ja mis veel? Igasugused džembed on meil ka olemas lasteaias, mida ma ka väga palju kasutan löökpillide õpetamisel ja basskitarr on laste oma selline väikse kaelaga, sellega muidugi saavad suuremad lapsed nagu paremini hakkama, aga ma olen ikkagi andnud juba 3-4-stele ka selle kätte. Lahtiste keelte peal on tegelikult võimalik päris mitu lugu ära mängida ja 3-4-aastased näiteks mängisid We Will Rock You't, see on ju ühe tuuri lugu põhimõtteliselt, või saab ühe tuuriga ära mängitud ja tähtis oli siis see, et see pum-pum-pš ja siis basskitarri peal mängis ka tum-tum ja sellega ta sai väga hästi hakkama ja kokku tuligi päris lugu, et see oli väga populaarne lugu. Väga lähe. Aga koostöö kohta tahaks veel küsida, et sa mainisid koostööd juhtkonnaga, koostööd rühmaõpetajatega, aga koostöö logopeediga on sinu jaoks ka oluline, ma olen aru saanud? Ja see on seoses selle beatboxi tunniga, et meil tegutseb ka logopeed majas kord nädalas ja temaga ma ka teen koostööd selles mõttes, et ega ma lastele neid otseselt
mina ei ole logopeed, aga ma saan alustada tundi suuharjutustega ja logopeed on näidanud mulle ette need harjutused, mida ma võiksin teha. Eriti ta on välja toonud siis mulle, näiteks mõnes rühmas on probleemiks R-tähe ütlemine või S-tähe ütlemine, siis ta on andnud mulle mingisugused harjutused, mida ma siis iga tund beatboxi ette teen, et see tegelikult aktiveerib kogu suulihased ja keelelihase ja see aitab siis lastel beatboxi teha ja tuleb välja, et see aitab ka kõne arengule kaasa, et niimoodi iga nädal, kord nädalas 30 minutit teha, see juba aasta lõpus nagu näitab juba tulemust tegelikult. Aga võib-olla küsikski selle beatboximise kohta praegu siis täpsemalt, et mis asi see beatboximine täpsemalt on, sa oled seda mitu korda maininud, aga kuidas sa selgitaksid, kes ei ole seda sõna varem kuulnudki? Beatbox on siis suuga rütmipillide, tavaliste pillide, muusikainstrumentide jäljendamine. Suuga saab siis teha trummikomplekti, beatbox tegelikult üldises mõttes võib-olla ongi trummikomplektide jäljendamine, aga osavamad beatboxijad jäljendavad siis igasuguseid basskitarri, trompetit ja muid heliefekte ka suuga. Et see on selline suuga imiteerimine ja tegelikult õppekavas on ju ka lasteaias helide loomahäälte imiteerimine, mida ma tegelikult ka beatboxi tunnis siis 3-4-aastastega teengi. Et alguses alustamegi loomade häältest ja nendest häältest, mis meie ümber toimub õues ja automürinad ja vilkuriga autod ja nii edasi. Ja sealt edasi hakkavadki siis juba hakkame neid pille proovima, trummikomplekti ja see trummikomplekti jäljendamine ongi siis beatboxis peamine, millele ma keskendun, mis aitab siis häälikuid paremaks treenida ja rütme ja rütmitunnetust. Mõtlesin omast arust kavala küsimus, et kui kaua võtab aega, et beatboximine õppekavasse sisse kirjutatakse, aga tegelikult sa tõid välja, et seal on juba sellised asjad, mida saab läbi beatboxi õpetada. Just, ja tegelikult mitte ainult lasteaias, vaid ka koolis, koolimuusikas on see väga palju neid kohti, millega siduda, et rütmiõpetus on muusikastiilid, millega siduda, siis elektromuusika, rahvaste muusika, indiaanlased, austraallased, eskimod ja kõik need teemad, et koolimuusikas saab väga paljudes kohtades. Kus sa ise beatboxi õppisid või kuidas see sinu kujunemislugu beatboxini on? See on ka selline põnev lugu, et 2004. aastal ma sattusin ühele kontserdile Pärnu kontserdimajas, kus esines Ameerika vokaalansambel Impact ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ka sellist muusikat kunagi tegema hakata ja sealt edasi ma juba aasta pärast põhimõtteliselt 2006 alguses panin kokku vokaalansambli Kreibi ja ma teadsin, et esimesest päevast peale peab selles ansamblis beatbox olema. Ma teadsin juttude põhjal, et üks noormees koolis teeb seda ja küsisin ta käest, et kas oled nõus bändi tulema beatboxi tegema ja ta tuli. Ta nimi on Rauno Mutik ja meie ansamblis ta teeb siis beatboxi. Mina teen ka mõnes loos, ma teen nagu vahetust, teeme vahetust, et Rauno saab laulda ja mina teen beatboxi. Muidu mina Kreibis laulan tenoripartiisi. Aga siis sealt siis edasi jah, et hakkas mulle see beatbox nagu meeldima eriti ja ma tahtsin seda uurima hakata, et see on ju põnev teema ja siis ma tegingi 2008 tegin selle magistri teema beatbox, mis see on Muusikaakadeemias ja siis ma uurisin selle kohta nagu põhjalikumalt selle ajalugu, erinevaid väljaandeid, mis tolleks hetkeks olid välja antud ja kuidas on võimalik siis seda koolimuusikasse tuua. Ja sa ei ole niisama uurinud, et sa oled lausa raamatu nüüd kirjutanud, räägi sellest ka. Ja siis see mõte käis mul peas palju aastaid, et sellest raamat kirjutada, õigemini õpiks siis ja siis eelmise aasta sügisel, umbes
oktoobris või niimoodi, ma siis mõtlesin, et nüüd ma võtan selle käsile, hakkasin siis igal oma vabal hetkel natuke kirjutama ja kokku panema seda siis, mul oli väga palju materjale tegelikult aastate pikku olemas juba või kogunenud ja siis ma hakkasin seda lihtsalt kokku panema ja juurde kirjutama peatükke ja niimoodi, tegelikult kui niimoodi asja kätte võtta, siis märkamatult oligi vist suve alguseks tegelikult oligi mul juba see käsikiri valmis, läks juba ülevaatamisele keeletoimetajale ja siis suvel oli vaja veel teha veel juurde igasuguseid asju. Selle raamatuga tulevad kaasa helifailid ja QR-koodidega õppevideod ka, et nende tegemine võttis veel oma aja juurde, et salvestasin siis oma stuudios neid faile ja siis tegin nendest õppevideod ka, et kui teed õpiku lahti ja seal näed seda QR-koodi, siis nutiseadmega on võimalik siis kohe minna selle õppevideo peale ja saad koos minuga siis seda beatboxi harjutada. aga kes on selle raamatu sihtgrupp, et sa oled olnud õpetaja nüüd kooliastmes, oled olnud lasteaialastel, keda sa ootad oma õpiku järgi beatboxi õppima? See, no väga raske on niimoodi seda öelda, aga ikkagi ma arvan, et see jääb ikkagi koolilaste vanusegruppi, et esimesest kuni 12. tegelikult, et seal peaks olema kõigile midagi selles mõttes, et väga lihtsaid rütme kuni siis multivokalismini, mis on siis mitme asja korraga tegemine. Et laulad ja teed beatboxi samal ajal näiteks. Ja ma arvan, et lasteaedadel võib see nagu esialgu raske olla ja lasteaiaõpetajatel see võib-olla otseselt ei ole mõeldud või mitte õpetajatel, vaid nagu lasteaialastele. Aga ma võin öelda, et ma ise teen sealt väga paljusid rütme lasteaialastega ja nad saavad sellega hakkama, ma olen teinud saalis, meil on, saab näidata ekraani peale suurelt, ma olen pannud sinna noodid ja niimoodi hakanud väga lihtsatest asjadest pihta, ajan näpuga järge ja tegelikult nad omandavad ka väga kiirelt noodikirja niimoodi. Et nad saavad aru noodikirjast, nad saavad aru taadest, tiitidest, tiri-tiridest, et on võimalik. Jaa, kui ma Portugalis käisime vaatamas ka ühte kooli, kus olid ka, tegelikult nad olid sellised, 6-7 olid äkki, ja vaatasime seda muusikategevust, seal oli ka muusikaakadeemia oli selle kooli juures just Lissaboni lähedal. Ja siis ma mäletan ka, kuidas pandi kõik need rütmid, ja nad õppisid, inglise keelt õppisid niimoodi, just nagu nende taade ja titide peale. Ja siis, ja siis õpetaja muudkui elasi ja see oli nii äge rütm, mis tekkis, siis nad muudkui lasid ja see tõesti nagu läksid selle rütmi nagu sisse ja lõpuks tekkis selline tunne, nagu mingi meditatsioonilaagris oled. Et selline, et see on täiesti võimalik ja sul ongi nagu, et see tuleb nagu sinu sisse ja see ei ole üldse nagu keeruline, et jaa, et lahe, et mul tuli just nagu niisugune väikene meenutus hoopis jah, Portugalist, nii et jah. aga kas selle beatboxiga siis saab igaüks hakkama, et kui sa ütlesid ka, et selle raamatu saab nagu kaasa QR-koodiga õpetaja, kelleks oled sina, eks ju, et ka õpetajad, näiteks muusikaõpetajad, et kui nad selle raamatu nagu saavad, siis nad saavad ise õppida, et seal on lihtsalt vaja seda, et nagu sa oleksid natukene suurem, eks ju, et päris lasteaialaps seda raamatut ise ei saa. Lasteaialaps ise seda ei käsitle, seda raamatut, aga lasteaia muusikaõpetajad kindlasti saavad sealt kas või inspiratsiooni, et tegelikult ei peagi ju neid rütme tegema, mis seal raamatus on, vaid ole ise loov ja mõtle ise mingit kombinatsioone välja, näiteks mu tütar on 5-aastane praegu ja ta on juba mõelnud välja üle 40 rütmi, tuleb iga päev mu juurde praktiliselt ja ütleb, et kas see rütm on juba kirjas ja ta on mingi kombinatsiooni välja mõelnud. Ja ma ütlen, et ei ole ta ütleb, et pane kirja siis, et põhimõtteliselt järgmine raamat tulebki siis nüüd mu tütre sulest põhimõtteliselt, mis on siis tema ise välja mõelnud, ma ei hakka sinna ühtegi oma rütmi toppima, aga ma pean siis need ära noodistama, et
Et kui 5 paneb beatboxis Jah. juba raamatuid, eks ju, siis miks miks ei peaks saama siis muusikaõpetaja sellega hakkama, et ma arvan, et inspiratsiooni peaks siis saama sealt igal juhul, et kui need kõik rütmid ei ole just lasteaialastele nagu päris jõukohased. aga on sul mõni rütm, mis su 5-aastane laps on sulle ette teinud, on sul see meeles ka? mul on, ma panen need kõik telefoni kirja, nii et mul on need siin olemas. Niisugune, siit võib-olla ei paista, aga siin on niisugune poni, ta on pannud siia ühe poni ükssarviku, eks ju, see on ka siin väike startup. ja siis selline nimekiri siis läheb siit, ma näitan teile ka, selline nimekiri igasugustest tähekombinatsioonidest ja kui sa nüüd julged, sa võid teha maailma esiettekande oma tütre loomingust. Ma teen siis oma tütre rütmidest, aga ma pean nüüd ise natukene keskenduma sellele, sellepärast et kuna siin ei ole noodid, siis siin on need lihtsalt mingi tähtede jada, mille ma pean siis nüüd meelde tuletama, mida ta mõtles parasjagu. Ma olen küll väiksed kriipsud vahele tõmmanud. See oli siis nagu üks praegu, 40-st ütleme siis niimoodi, me lugesime just paar päeva tagasi üle, et oli üle 40. Siis on üks selline meil oli selline mõte, et kuna jõulud tulevad ja meil on nagu varem ka olnud Siljaga selliseid kogemusi, et lasteaias käivad jõuluvannad ja nad käivad õpetajatel ka näiteks, eks ju. Ja meie saatekuulajad on siin tegevõpetajad ja et siis võib-olla see aasta teha midagi sellist, et kui tavaliselt õpetaja võtab või see jõuluvanna võtab kotist kingituse välja ja siis ütleb selle nime ja siis õpetaja, mis mina või et teeme lastega koos. Et äkki siis täna teeks sellise väikse katsetuse, et kas meie sellised õpetajad on võimelised näiteks jõuluvana üllatama beatboxiga ja võib-olla ka oma rühma lapsi, et siis lapsed on alati hea publik, et siis saad nagu suure üllatuse ja siis nüüd, vau, minu õpetaja oskab niimoodi. Et kuulasime 5-aastase loomingut, ma ei tea, kuidas sul tunne praegu on, et no vaatame, kas see on nüüd siis meie kirstordil, mida me enne välja reklaamisime? Jah, kas sa tahad teha sinna mingisuguse sissejuhatuse? Jah, paneme kõlli. Kirstordil. No nii, millest tuleb alustada, et saada selgeks üks lihtne beatboxi rütm, millega jõuluvana lummata? Kuna see lasteaia teema on nagu väga praegu käes, siis teeks ühe lihtsa, mille nagu saaks alguse tehtud enne. Ja kuna juttu tuli inglise keelest, siis vahepeal siin, mida sa Portugalist meenutasid, siis kõige parem nagu harjutus ongi see, et saapad ja kassid inglise keeles. Boots and cats and 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 jah, saapad ja kassid. Ja nüüd proovime seda sosistada. Boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots and cats. Et sellest saaks nüüd beatbox, kõige süke elementaarsem rütm, roki rütm, siis me peame selle sosina nüüd jätma ainult kaashäälikud. Et need uud ja vokaalid välja täiesti, isegi sosinast, ja jäävad järgi. Nõrk B, nagu süke lõtvade huultega. See on nagu basstrumm. See on hi-hat ja see k on soolotrummi vastu löömine. Soolotrumm on siis see, mis siin ees on trummaritel ja kui sa lööd vastu äärt, siis see ääre pihta see ja siis tuli väga hea, aga sul on natuke tugev B. Sul on siuke natuke liiga tugev. Tee täiesti lõtvade huultega. Siis on hästi madal siuke, madalad sagedused. Basstrumm. Praegu mikrofoni sisse tehes tuleb see just hästi esile, see nõrk B. Ma kuulen korra, tege.
mingi õõ tuleks nagu juurde panna sinna. Võibki panna, et see oli praegu ainult kaashäälikutega tegemine, aga kui nüüd panna näiteks helilised, näiteks pumm, pumm, tss, kts, 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 pumm, et ja põhimõtteliselt, kui te teate sellist Michael Jacksoni lugu nagu Billie Jean, jaa. olete kuulnud, Jaa. siis sellel ongi tegelikult täpselt seesama rütm, et aga mis ma praegu teistmoodi tegin, ma tegin nõrga B ja K asemel tegin B, tugev B ja F. jah. Et siis tekib selline soolotrummi all on vedrud ja siis see vedrude sumin käib see F-täht on ju. Ma sain aru, et me peame minema Siljaga logopeedi juurde. Meie artikulatsiooniaparaat ei tööta nii. Ja praegu ma siis panin igale sellele trummile panin ka noodi juurde ja laulsin bassi käiku, selle Michael Jacksoni loo tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Selline käik on ja siis ma panin igale, esimene oli B-ga on ja põmm, tsõmm, 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 põmm, tsõmm. Ja siis saabki niimoodi laulda samal ajal, see ongi juba multivokalism ja natukene keerulisem. Aga see alguse pool, see Boots and Cats oli tegelikult see sama. Tegelikult oli sama rütm, nagu et seda kasutatakse väga paljudes pop-lugudes ja see on selline rütm, mis sobib peaaegu igale lastelaulule, mis on 4/4 takti mõõdus. No väga hea, et meil on see video ka, sest et nagu lasteaiaski, et ma ei saa minna kohe väga suure hüppega, hakata kohe lastele arvutamist õpetama, et kui ma ei ole hulkadega tegelenud, et me nüüd teeme selle esimese osa selgeks ja video pealt siis saame harjutada seda järgmist ja võib-olla tulebki jõuluvanale siis. Ja midagi veel lihtsat võib-olla, mida lasteaialapsed võib-olla teeksid ka kohe lasteaedades ära, ongi see We Will Rock You rütm, et see ei ole isegi nii keeruline, nagu see praegu eelmine oli. See on niimoodi see on üks väga lihtne rütm, millega ma peaks küll. Kuule, see isegi mul hakkas peaaegu looma juba. Jaa. Aga ma mõtlesin, et teen sulle ühe väikese sellise challenge'i siin praegu koha peal, mõtlesin välja, et kuna sa enne ütlesid, et on võimalik teha beatboxi ja laulu samal ajal. Meie sissejuhatus on see Kes aias, mis aias, tuntud lastelaul. Nii. Et ma ei tea, kas seda on üldse võimalik teha, aga äkki sa näitaksid, kuidas siis, mis see oli, multivokaalsus või kuidas sa seda nimetasid, kuidas see meie sissejuhatus või intro selline lugu kõlada võiks? Sa mõtled just seda, kes aias, mis aias? Jah. Et niimoodi ümisedest sellele samale asjale, mis ma teile õpetasin põhimõtteliselt, see sama rütm, et ümisedest sinna peale on võimalik siis nagu tegelikult meloodiaid ka laulda. Näiteks, mida lastele väga meeldib teha, on siis keeleplaks. Oskate teha? Ja samal ajal näiteks proovige laulda seda sama. Aga keel teeb kogu aeg klõpsu iga noodi peale. Aga ta teeb ainult niimoodi, jah? Või ta teeb nii? Sa võid... Ma ei nii kõrget taset mul ei ole. Seda sa muudad, seda keele klõpsu muudad sa suu asendiga. Kas naeratav suu teeb kõrget klõpsu ja toru suuled teeb madalat klõpsu. Ja samal ajal võid laulda juba linnukesed.
ja see ongi juba lasteaia tasemel multivokalism, sest sa teed kahte asja korraga. Sul kõlavad klõpsud ja sul kõlab laulumeloodia. Kuule, me võiks küll õppida oma selle sissejuhatuse jõuluvanale ära, on ju? Ma selle Boots and Catsiga ma veel vaatan, mis sellega teha annab. No väga äge, no jumal tänatud, et sa, Fred, siin olid, et siis see kõlab meil siin saates päris hästi, et kui me siin Siljaga ainult õhku praegu puhusime, kuigi Siljal vist tuli päris hästi mõni asi välja, et see põh pidi natuke pehmemaks minema. Ja mina võin ainult põh öelda. Aga ma ei tea, kas me hakkame vaikselt võtma seda pidu kokku, eks ju? Et mõni mõte veel? Mina tahaks küsida sellist asja, et enne lõppu sõnasid, et muusikaõpetajaid otsitakse pidevalt ja ma olen üsna veendunud, et sul on ka tehtud pakkumised, tule meie majja tööle. Mis on see, mis on siin seal Kelmikülas kinni hoidnud? Millega saab hoida head muusikaõpetajad kinni? See on siis suunatud nüüd juhtidele, et juhid võiksid märgata siis muusikaõpetajates nende muusikaõpetajate erinevaid oskusi ja soove ja püüda need siis realiseerida, et näiteks seesama beatboxi õpetamine sisse tuua lasteaia õppesse, et see ei ole niisugune tavapärane, et ma kujutan ette, et väga paljud õpetajad oskavad mingit pilli, näiteks flööti või kannelt või neil on mingisugune veel võib-olla mingi kolmas asi, mis on nende lihtsalt mingi selline külg, mida nad oskavad hästi teha, et seda rakendada lihtsalt mingilgi moel, et anda võimalus siis, kas siis nagu, ma tean, et rahastamisega on alati see probleem, et kust seda leida või kuidas, aga tegelikult on võimalik ja võt see, mis on siis võimalik, see hoiabki mind seal Kelmikülas, et seal majas on see võimalik ja sellepärast ma seal olen. Et ma korra käisin ära ja sain aru, et ei ole nii hea ja nüüd saan veel rohkem aru, et Kelmikülas on hea. Et muusikuna sa saad ka veel tagasisidet enda tehtud tööle, võib-olla seal edetabelite järgi, et kui palju sul kuulatakse laule, kui palju plaate müüakse või kui palju pileteid ostetakse kontserdile, aga mis annab sulle lasteaia muusikaõpetajana sellist tagasisidet ja motivatsiooni tegutseda? No alles ma käisin Põhja-Tallinna haridusasutuste tänuüritusel näiteks, kus siis ma sain sellise tänukirja, kus tänati mind siis järjepideva ja sisulise koostöö eest. Ja olen saanud ka parima noorõpetaja preemia Tallinna poolt ja Pärnus töötades sain ka Pärnu noorõpetaja sellise tiitli. Aga need tiitliteks, et tegelikult motiveerib ikkagi see tagasiside tuleb laste vanematelt ja lastelt eriti palju, et kui ma ikkagi näen, et 66 last tahab veel lisaks nendele beatboxidele ja muusikatundidele, mis nad nii 3 korda nädalas saavad, minuga veel aega veeta, kes võtab 2 ringi, kes võtab 3 ringi, et see ongi minu jaoks juba selline tagasiside, et ma näen, et ma olen oluline ja ma näen, et see meeldib lastele ja nende silmad säravad, siis särab ka minu silm. Ma küsiksin ka veel ühe küsimuse, et aga kui sa parasjagu tööl ei ole ja laste silmades ära ei näe, millega sa siis oma tassi täidad? Kui sa mõtled nüüd muusikaalaselt või? No jah, või üldse, mis sulle meeldib veel teha? No muusikaalaselt kindlasti Kreibi asjad, et vokaalansamblile uue loomingu mõtlemine, arranžeerimine, siis ma saan nagu teha neid raskemaid asju, mida ma olen Muusikaakadeemias õppinud ja mis mulle tõesti nagu endale väga-väga meeldib. Ja panna sisse ka sinna beatboxi, mida siis Rauno väga osavalt ära teeb. Aga mis siis veel lisaks, et see paneb mul silma särama ja juba see paneb silma särama, kui mul oma laps tuleb mu juurde ja ütleb, et kas sul see rütm on juba olemas, et kuigi ma olen võtnud täiesti sellise seisukoha, et ma ei kasvata oma lapsest muusikut, et ma õpetan talle täpselt nii palju, kui ta ise küsib nagu ja
noh, ja nii palju, kui ta käib mu selles samas Kelmiküla majas, nii palju, kui ma siis tundides õpetan, et ma võtsin endale sellise nagu eesmärgi, et ma olen ikkagi kodus, olen isa ja lasteaias olen muusikaõpetaja, et ta saab sellest väga hästi aru ja lasteaias ta tõesti kuulab mind, kõike teeb täpselt nii, nagu ma ütlen. Vahest kodus olen ka proovinud, et kuule, teeme nüüd midagi, siis sellest ei tule nagu suurt midagi välja, et ikkagi kodus on ikka teised mängud ja teised huvid, aga just siis, kui ta tuleb oma, et näed, ma oskan nüüd seda rütmi enne või et harjutas nagu oma ette teises toas mingi drum and bassi rütmi ära. Tegelikult ma oleks tahtnud teiega drum and bassi proovida. Aga proovime. Ma arvan, et kui meil see sekund kui mahub aega. Seda linti enne. Mahub linti meil on. Vaadake nüüd siia. Pumm, tsiki, püss, pumm. Pumm, tsiki, püss, pumm. Pumm, tsiki, püss, pumm. See on üks pool. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Esimene pool oli pumm, tsiki, püss, pumm. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Ja nüüd peab selle kokku panema. Pumm, tsiki, püss, pumm. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Pumm, tsiki, püss, pumm. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Pumm, tsiki, püss, pumm. Tsiki, pumm, püss, tsiki. Pumm, tsiki, püss, pumm. Ja sul tuleb tegelikult päris hästi välja, sul on ainult veel natukene kinnistamist vaja. Tead, mis ma hakkasin siin mingit loogikat looma, ma ei tea, kas sellel oli, et need sõrmed olid... Äärmised on pummid ja siin on pummid. Äärmised tsikid. Just. Pumm, tsiki, püss, pumm ja nüüd tsiki, pumm, püss, tsiki. Et äärmised on tsikid, siin äärmised on pummid. Ja sellele tuleb nüüd, et sellest saaks drum and bass, sellest seda peab nüüd panema tempot juurde kruvima. Tsiki, püss, pumm, tsiki, pumm, püss, tsiki, pumm, tsiki, püss, pumm, tsiki, pumm, püss, tsiki, pumm, tsiki, püss, pumm, tsiki, pumm, püss, tsiki, pumm, tsiki, püss, pumm, tsiki, pumm, püss, tsiki, püss, pumm, tsiki, pumm, püss, tsiki, pumm, 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 tsiki, püss, pumm. Aga siis tekib see piir tekib, et enam pole võimalik kiiremaks minna, sest meil lihtsalt nagu me ei jõua enam ära öelda. Nüüd jätame välja need vokaalid ja jäävad järgi kaasäälikud. Tsiki, püss. Et niimoodi tsiki, püss, pumm on mulle. Ja, pumm, tsiki, püss, pumm, tsiki, püss, tsiki, tsiki, püss, pumm, tsiki, püss, tsiki. See jääb õnneks lindi peale ja seda on võimalik nüüd korrata aeglaselt, rahulikult, kuni see saab kiireks. Ja ma võin öelda, et 5-aastaste seas teevad mõned üksikud ära ja 6-7-aastaste seas lasteaias teevad seda rütmi umbes pooled, teevad ära, pooled ei tee. Väga hea mälutrenn. Mälutrenn, esialgu mälutrenn ja tegelikult siis, kui ta juba siin sisse treenitud on nagu luuletus nii-öelda, siis lastel tuleb ka see täiesti vabalt välja. Ja ma just siin mõtlesin, et väikene selline, et olid, et pummid olid, et need on nagu ühtemoodi näod, näiteks naerunäod ja siis seda niimoodi. Ma polegi proovinud. Just, ja siis nagu joonistad siia ja siis sa vaatad, sest siis on, siin on pummid ja siin on tšikid on ju, pumm ja siin on tšikid ja siis siin on püss, pumm ja siin on pumm, püss või noh, et ühesõnaga need, et siis vaatad nägude järgi. Näod jah, või... mul tuli nii hästi välja ainult selle pärast, et korralikult hakkasin kohe mingid seoseid looma. On olemas ju mingisugused muusikametoodikad ka, mis on värvidega näiteks, et sa värvid ära, pummid on ühte värvi ja tsikid on teist ja püssid on teist. Just, paned sinna košidesse, tšuh. Jah, ongi olemas kohe. Ma näen ka keel- ja kõnelõimingut kohe, et suurematega sa saad ka kirjutada selle pumm ja püssi siia ära, et ta ise kirjutab, ise loeb kokku, on ju. Jaa, suuremad loevad juba ise, ma ütlesin, nad täidavad seal mingit lugemispäevikud ka. Ma ütlesin, et pange sinna õpetajale lugemisharjutuseks drum and bass kirja nendest liikuva abiksa tähtedest, et see on ka võimalus. Kuule, aga super, et sa said tulla, said paari ideed, nüüd lähevad nad kõik värvid opsi. Aga meil on siin jõuluaeg on ja siis siin, tegi võib-olla ei näe siin, aga siin on üks päkapikk toonud kingitused. Et meil on nagu hästi hea võimalus näidata, et kui siiamaani on olnud meil kõik nagu need saated failiga, ma näitan sinna poole. Et siis, kui te näete inimesi, kes kõnnivad selliste kottidega ringi, siis need inimesed arvatavasti on meie saates juba varem käinud.
ja siis meie oleme neile need oma logoga ja Eesti Lasteaednike Liidu logoga siit, on seal liidu logoga, eks ju, all, oleme need kingitused saanud jagada, nii et seekord, kui te näete Fredi selle kotiga ja vaatate meie saadet YouTube'ist, siis te näete tema nägu ka, nii et võib-olla ta on juba tuttav teile. Aga võib-olla siia viimaseks selliseks väikeseks lõpetuseks, et milline oleks sinu jõulusoov Eesti lasteaednikele? Lasteaednikud, kõik need lasteaiadirektorid, siis soovitan olla julged proovima igasuguseid uusi asju, mitte ainult muusikavaldkonnas, vaid ka muudes valdkondades, avastada oma olemasolevas tööjõus uusi andeid, uusi asju, mida saab rakendada lasteaias. Ja õpetajatele loomulikult ma soovin tugevat jõudu ja jaksu ja julgege õpetajad näidata, mida te oskate veel lisaks oma tavapärastele oskustele. Aga võtame siis kokku. Ütleb midagi veel meil siin lõpetuseks tänusõnadeks ka? No ma oskan ka ainult tänada, et sa olid valmis tulema meie saatesse, et kui me sulle selle idee välja käisime, siis oli lause, et tuled meile justkui siin detsembrikuus jõuluvana rolli täitma või nagu sellisesse naistekeskesse lasteaia maailma, et hästi põnev oli kuulda, kuidas sina õpetajana oma tööle lähened, milliseid erinevaid võimalusi sa enda majas oled saanud teha ja kuidas see sind innustab, et aitäh! Ja soovin sulle ja Kelmeküla lasteaiale väga palju edu. Suur aitäh teile ja ilusat jõuluaega teile kõigile. Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Aitäh kuulamast! Jälgige meie Facebooki lehte Kes mis aias, kuulake meid YouTube'i kanalist Kes mis aias või Spotify's, SoundCloud'is, vajutage kindlasti telli ja jälgi nuppe, et info uutest taskuhäälingu osadest sinuni jõuaks. Kuulmiseni!